Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna vaatame, kuidas valida omale talveks kõige soojemad sokid. Meil on valikus 5 eri sorti sokki. Sokk number 1. 100% vanaema kootud koeravillasokk. Sokk number 2. Suures osas tehislik sokk, aga sisaldab ka natukene lambavilla. Sokk number 3. 95% Angora villast tehtud. Sokk number 4. 80% ulatuses merino villast tehtud. Ning sokk number 5. 28% alpaka villa. Nüüd on see koht, kus kodus võite teha hüpoteesid ja mõelda välja, missugune sokk võiks olla kõige soojem. Selleks aga, et neid sokke võrrelda, on meil vaja etalonkeha. Etalonkeha tähendab seda, et meil on keha, mille temperatuuri me teame väga täpselt. Meil on siin 1, 2, 3, 4, 5 pudelit. Nendes pudelites on algselt natukene erineva temperatuuriga vesi, nagu me termokaamera pildist saame näha. Et saada head võrdlustulemused, peavad kõik etalonkehad olema sama temperatuuriga ning seepärast segame nendes pudelites olevad veed kokku ning osa sellest keedame läbi. Pudelid vett täis, kõik umbes täpselt 58 kraadi juures, paneme nad kinni ning seejärel sokid peale. Sokkide pudeli peale panekus on oluline, et soki algtemperatuur ei oleks teiste sokkide algtemperatuurist oluliselt erinev. See võib juhtuda, kui näiteks ühe sokiga mängida palju või lihtsalt uurida seda oma käega, sest inimese keha soojus, mis on 36,6 kraadi, jätab siia sokile väga tugevalt oma jälje. Nagu näeme, siis selle soki mõned osad on erineva temperatuuriga kui teised osad. Et seda efekti neutraliseerida, siis tuleks enne katse algust kõik sokid läbi tuulutada. Selle jaoks on hea lihtne meetod, võtad soki ja teed nagu Mr. Bean tegi kapsarulle. Ja seda tuleks teha kõikide sokkidega mõlemalt poolt. Sokid läbi tuulutatud, paneme nad nüüd kõik etalonkehadele ümber. Kui seda ülesannet mitmekesi lahendada, siis oleks hea, kui need sokid saaks võimalikult samaaegselt ümber pudelite, sest praegu juba esimesena pandud sokid soojenevad. Ning nüüd näemegi, kuidas kõik 5 sokki katses osalevad. Oluline on, et kõikide sokkide puhul võrdleksime sama piirkonda. Kui me vaatame neid pudeleid ja sokke siin, siis pudeli pealmisele pinnale oleme katsunud tõmmata just labajala pealse soki osa. Katse on kestnud vaid pool minutit, kuid juba näeme temperatuuri erinevusi. See tuleneb sellest, et igal materjalil on olemas 2 füüsikalist omadust. Need on soojusmahtuvus ning soojusjuhtivus. See, mida meie tahame kontrollida, on see, kui halvasti või kui hästi juhib mingi sokk sooja. Küll aga on siin oluline roll ka soojusmahtuvusel. Nimelt, väiksema mahtuvusega sokk soojeneb kiiremini, kuid tema lõplik temperatuur ei pruugi olla sama kõrge kui mõne suurema soojusmahtuvusega sokil, mille soojusjuhtivus on parem. Seega ei tohi selle katse puhul teha järeldusi liiga kiiresti. Katse peab kestma vähemalt mõne minuti, et kõikide sokkide puhul
tuleks välja ikkagi nende soojusjuhtivus. Kui me ootame piisavalt pikalt, siis tulebki välja see järjestus, mis sokk peab paremini sooja, mis sokk peab halvemini sooja. Siin puhul väljendub see selles, et halvemini sooja pidav sokk läheb kiiremini soojaks ning paremini sooja pidav sokk hoiab soojus enda sees ning ei lase seda välja. Sokid on 4 minutit seisnud ning juba näeme temperatuuri erinevusi. On selge, et kõige soojem on sokk number 1, koeravilla sokk. Seejärel tuleb sokk number 2 ning nüüd läheb keeruliseks. Et meil oleks lihtsam seda hinnata, siis tõstame sokkide järjestust ümber. Vahetame selle soki ja selle soki siin ära. Ning kui me nüüd vaatame termokaamera pilti, siis tundub, et me oleme saavutanud õige järjekorra. Et veenduda selles, siis tasub iga paar üle kontrollida, et näha, kas tõesti on soojem sokk sellest õigel pool. Näeme, et esimese 2 soki puhul on tõesti sokk number 2 soojem. Kui võrdleme sokki number 2 ja sokki number 3, siis näeme, et sokk number 3 on oluliselt soojem. Nüüd paneme kõrvuti soki number 3 ja soki number 5. Sokk number 3, sokk number 5. Sokk number 5 on taas kord soojem ning lõpuks vaatame ka sokki number 5 ja sokki number 4. Ka siin on näha, et sokk number 4 on oluliselt soojem kui sokk number 5. Seega oli meie esialgne järjestus õige. Paneme selle järjekorra taas kord paika, et saaksime termokaamera pildist üle kinnitada sokkide sooja juhtivuse. Ning siit saamegi kokku lugeda ülesande vastuse. Alustades kõige soojapidavamast. Sokk number 1 ehk koeravilla sokk. Seejärel sokk number 2 ehk suures osas tehislik sokk. Seejärel sokk number 3 ehk suures osas Angora villa sokk. Seejärel sokk number 5 ehk alpaka villa sisaldav sokk. Ning kõige viimasena sokk number 4 ehk merino villa sokk. Seejuures tuleb tähele panna, et kõik sokid olid erineva paksusega ning selle testi põhjal ei saa me teha lõplikke järeldusi, mis villast sokk kõige soojem on. Koeravilla sokk oli ilmselgelt kõige paksem ning see aitas ka sellel parimat tulemust saavutada. Kui aga võrrelda villasid, siis tuleb lähtuda sellest, et mida peenem on villa kiud, seda rohkem õhku mahub soki kiudude vahele. Seega, kui tahta võimalikult soojast villast sokki, tuleb villa valida selle järgi, mis loomal kõige pehmem ja peenem karv on. Nendest numbritest siin saame aga välja lugeda saates küsitud koodi ning see on 1, 2, 3, 5, 4. Sisestame vastuse ka tahvelarvutisse. 1, 2, 3, 5 ja 4 ning kontrollime. Õige vastus, suurepärane! Ning niimoodi tulebki valida endale talveks kõige soojemat sokki.